Hea televaataja, oleme täna Artelli tänava jäätmejaamas, kus toimub prügihundi kampaania avalöök, mille eesmärgiks on populariseerida jäätmejaamasid. Läheme ja vaatame, mis kasu meil on ühest sellisest jaamast. No, mis on jäätmejaam? Miks on inimestel jäätmejaama vaja? Jäätmejaam on selline koht, kus inimesed saavad anda ära tasuta sorteeritud jäätmeid, mis üldjuhul ei mahu kuskile nendesse konteineritesse, mis neil kas kodus on või siis linna peal avalikuks kogumiseks välja pandud. Lähme jalutame natukene ringi ka vaatama, et kuidas see süsteem seal siin päris täpselt siis toimub. Et inimene võtab ise oma transpordivahendi, sorteerib kodusmaal prügi ära, vaatab, mis ei mahu konteinerisse ja sõidab siia kohale või? Täpselt nii, või kui ütleme, isegi konteinerisse mahub, aga seda jäädet on liiga palju, et teda ei ole nagu mõtet hakata kuhugile konteinerisse toppima, et saaks mitu konteineritäit, siis tasub ka siia tuua. Ei pea ju alati spetsiaalselt siia tulema, eks ole. Et teinekord ongi siin nii-öelda näha inimesi, kes toovad oma 2-3 patareid. Nad ei pea nagu selles mõttes seda suureks vaevaks, et ka sellise väikse koguse pärast siia tulla, eks ole. Et see teadmine, et need patareid nagu ei satu kuhugile keskkonda ja lähevad siit ümbertöötamisele, et see on nende jaoks oluline. Öeldakse, et muuda ennast ja muuta maailm, eks ole? Nii ta on selles mõttes, et kui me kõik seda põhimõtet järgiksime, siis ehk nagu üheskoos me loome parema tuleviku. Kas näiteks kui Eestis süke suur ehitusbuum hakkas pihta, kas oli ka näha, et järsku ühel hetkel hakati ja kõik inimesed ostsid oma uusi pesumasinaid, et vana kraam hakkas rohkem siia ilmuma? Ja absoluutselt ja tegelikult mida me ka näinud oleme on see, et see vana kraam, mis tuleb, et selle vana kraami nii-öelda kvaliteet või väärtus on nagu tõusnud, et järjest uuemad asjad tegelikult on need, mis jõuavad juba siia meie juurde jäätmejaama, et inimeste nagu see jõukus on ka siin väljendumas siis. Noh, nagu praegu siingi näha on, et suhteliselt ikkagi kaasaegsed pesumasinad juba, mis on mingil põhjusel ära toodud ja tegelikult kui nagu päris aus olla, siis tihti tuuakse siia täiesti töökorras seadmeid, et keegi lihtsalt kas on uuendanud endal või soovinud midagi, ma ei tea, disaini või teistsugust ja tuuakse täiesti töökorras asjad siia, et inimestel raha paistab olema. Teile noori tehnikahuvilisi ei tule teinekord siia mingit juppe küljest ära monteerima? Ikka tuleb, ütleme, et nende inimeste hulk, kes siit midagi leida tahavad, see hulk on ka päris suur, et teinekord me oleme täitsa hädas kohe nende eemale tõrjumisega, et üldjuhul nemad on nagu, nad ei käitle neid asju õieti, et tullakse ja võetakse vasar kätte ja riuh-rauh, et oma jupp kätte saada, aga on neid küll, jah. Mis te arvate, mis on see loogiline seletus, miks inimesed siiski teinekord jätkuvalt metsa alla prahti viivad, kui on ometigi olemas nii tore süsteem ja struktuur? Ma arvan, et see on hoolimatus. See on kõige ehedam hoolimatus. Arvatakse niimoodi, et ma saan mugavalt ära visata, unustada ja pole minu mure, eks ju, ja milleks minna ja hakata vaeva nägema. Aga ütleme, et kindlasti võiks nagu veel reklaamid ja eks need tänasedki üritused ole ju selleks tehtud, et inimesed saaksid teada sellise koha olemasolust.